Kaitse saab kuulikindlaks, see tähendab seda, et me paneme kaitsesse rohkem raha kui kunagi varem. See tähendab seda, et Eesti inimesed saavad ennast kindlalt tunda, meie liitlased teavad, et me püsime kindlalt ja meie vaenlane teeb arvestada, et ta siia ei tule. Teine on maksusüsteemi korda tegemine. See tähendab ikkagi seda, et selle ebaõnnestunud astmelise tulumaksu, mida Isamaa ja Keskerakond oma ajal tegid, järgmisest aastast kaotame. Tulumaksuvaba osa inimestel tõuseb üsna järsult 700 euroni. Kolmas on kindlus pensionäridele, sest väga palju on olnud debatti, parempoolsed erinevad poliitikud erakondadest on öelnud, et justkui pensionite kallale peaks minema. Selle koalitsioonileppega on see sõnum väga klaar. Indekseerimine jääb nii, nagu ta on, pensionid kasvavad. Lisaks astub valitsus samme lastega perede automaksu leevendamiseks. Aga jätkuvalt ju haigutab riigieelarves auki selleks, et kaitsekulutusi lubatud 5% tõsta peab pidevalt otsima katet väga suurtele riigikaitsekulutustele. Covid ajal oli üks olukord, siis tuli energiasõda, siis jätkas Putin Ukraina sõjaga oma energiasõda ja see kõik loob täiesti uue raami ka eelarvepoliitikale. Praegu me oleme olukorras, kus liitlassuhted murenevad ja kus Euroopa peab järsult kasvatama kaitsekulusid, nii et riigi rahanduse olukord on ainult keerulisemaks. Tavainimene peab oma elu elama teadmises, et riik on kaitstud, aga et ta ei saa olla see lapsehoidja. Eks me oleme seda sõnumit ka muudes olukordades ikkagi sisendanud, et inimene oma eluga peaks proovima edasi hakkama saama ja appi tuleme eelkõige kõige nõrgemalt. Reformierakonna ja Eesti 200 valitsusel on vaja hakkama saada ka kahe väga põletava küsimusega ehk Tervisekassa eelarve puudujääk on suur ja meid on ees ootamas demograafiakriis. Kui me korraldame töö ümber, siis vähemalt kõigi näitajate järgi peaks ka inimese jaoks muutuma olukord paremaks. Tervisekassa eelarve auk lihtsalt on selle korraldamatuse sümptom ja demograafiline kriis on see, mis on meil üle maailma tegelikult ühtemoodi. Et alates maailma mastaabis me saame rääkida kliimamuutustest, aga linnastumine on ju miski, mis on juba väga pikk protsess olnud, kaua aega on ette teada. Koalitsioon loodab 2 aastat koos püsida, kuni aastal 2027 tulevad uued Riigikogu valimised, kuid Eesti 200 peab end pika plaani, mitte 2 aasta parteiks. Küsimus ongi, kuivõrd suudab praegune valitsus teha kaugele ulatuvaid otsuseid. Me leppisime kokku pensionisüsteemi strateegia aastani 2070 ja selle, et me siiski taastame 3-sambalise Eesti pensionisüsteemi ja loome juurde ka veel täiendavaid eraviisilisi võimalusi oma pensionit kindlustada. Me leppisime kokku Eesti koolivõrgu arengukava ja konkreetsed sammud, mis tuleb 27. aastaks ära astuda, aga koolivõrgu reformi läbiviimise periood on 10-aastane, ehk siis aastaks 2035 on meil koolivõrk korras loodetavasti, nii et ka see on pika vaatega asjad. Aga koalitsioonilepinguga loodetakse leida lisarahastust virelevatele kultuuri- ja spordivaldkonnale. Kultuur ja sport, nagu ka siin meil Kristina Kallas ütles, et virelevad et kuskilt olemasolevast potist seda ümber tõsta ei saa õpetajatelt, päästjatelt, arstidelt, et ei ole seda raha, kus seda tõsta, et selle jaoks seda kaughasartmängu maksu me natuke disainimegi, mis on selline Eesti mõistes küllalt hea ja nutikas lahendus, me saame osaleda globaalsel turul, kaasata globaalset finantsi, aga te küsite annetuste kohta, siis kui majandusel Eestis tervikuna läheb hästi tuleviku poole, meil on ju tulevikku vaatavad tegevused, et siis ka see pool, ma arvan, riigi võimenduse läbi just on võimalik saavutama paremaid tulemusi. Kaughasartmängu maksust laekuvast lisatulust on plaan 30% suunata riigieelarvesse, 50% sihtotstarbelise spordiobjektide rahastamiseks ja 20% kultuuri ja spordi eraraha kaasamise fondi.